esmaspäev, 16. september aastal 2019. See päev kirjutatakse kindlalt ajalukku, sest täna me avame Sotsiaalkindlustusameti Türi esinduse. Sotsiaalkindlustusamet on laienenud ja esindusi on üle riigi, et olla kõikjal inimestele kättesaadav ja pakkuda võimalikult kiiret ja kvaliteetset teenust. Ja on aeg alustada piduliku tseremooniaga. Avatervituseks palun siia Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe. Tervist, austatud ministrid, lugupeetud vallavanem, head kolleegid, head külalised. Rõõm on teid kõiki sellel ilusal Eestimaa suvisel ilmal siin näha. Aasta oli 2017 vist märtsis, kui tollane valitsus otsustas siis, et riigi ametnikud saavad töötada valdavalt väljaspool Tallinnat. Ja mul juhina oli tükk tegemist, ma mõtlesin, et kuidas sellesse teemasse läheneda või suhtuda. Ja me leppisime oma meeskonnaga niimoodi kokku, et inimesed saavad töötada ükskõik kus. Kõige tähtsam on, et me oma mõtetes mõtleksime niimoodi, et me otsime oma organisatsiooni, mis on hästi muutuste keskmes, otsime inimesi parima kompetentsiga ja me ei sea piiranguid asukohale. Ma võin kinnitada, et ma pidin selle teemaga hästi palju ka ise tegelema, et inimesed ostaksid selle teema ära. Ja mul on hea meel, et me oma organisatsioonis oleme selle põhimõtte hästi omaks võtnud. Ma arvan, täna me oleme värvanud üle Eesti erinevatesse asukohtades erineva spetsiifikaga inimesi ja mis ei sõltu nii-öelda kliendi asukohast circa 70. Ma mäletan, et kui tekkis mulle nii-öelda asutuse juhina suur plaan, et inimesi välja viia, siis ma pidin ka tegelema sellega, et pidin selgitama, et kui me tahame seda protsessi korralikult teha, on oluline ka sellesse investeerida. Aega, raha. Ja mul on hea meel, et minu tollane minister Kaia mõistis seda ja tean, et ka valitsuses selle eest võitles. Ja tegelikult see on ka olnud üheks heaks eelduseks, et me täna siin oleme. See oli natuke rohkem kui aasta tagasi, kui ma käisin siin Türil, see oli 9. august, käisime siis nii-öelda valdus üle vaatamas ja võin kinnitada, et teil on siin üks kohvik Draakulaga. Et seal see saatuslik otsus sündis, kus ma siis tollase haldusjuhi ja personalijuhiga vaatasime üksteisele otsa ja personalijuht ütles, teeme ära. Et Karina teeme ära on kindlasti üks võti, et see kõik protsess on siin õnnelikult toimunud. Selles protsessis ma kindlasti tahan tänada valda, sest kogu see ettevalmistus tundub, et aeg oli küll, aga tegelikult see ehitus läks ju alles lahti sellel suvel ja selle lühikese aja jooksul on saadud väga head ruumid siia, kaasaegsed, modernsed, milles on ka natuke rahvuslikku. Kui te vaatate meie koosolekuruume, siis mõned nimed ehk annavad aimu sellest. Kindlasti ma tahan tänada oma organisatsioonis seda ettevalmistust, et me alustasime seda protsessi sisuliselt, et me värbasime siia inimesed, me ei hakanud kedagi Tallinnas siia saatma, et bussidega iga esmaspäev inimesi siia tuua ja siis reedel tagasi, vaid me oleme värvanud siia inimesi. Ma võin öelda, et see
konkurss ametikohtadel on olnud väga edukas, kuskilt keskeltläbi 50 inimest ühe koha peale. Ja me oleme püüdnud leida inimesi just kompetentside järgi. Me oleme andnud endast selles mõttes parima, et me oleme kõiki saanud ette valmistada, koolitada ja tänasest või isegi natuke juba varem tegelikult töötab siin 30 inimest. Suur aitäh kõigile. See 30 inimest tähendab Sotsiaalkindlustusameti jaoks 5%. Meil on circa 600 inimest üle Eesti ja see on meie 18. kontor. Ja ma loodan, et me saame Eesti inimestele olla jälle lähemal ja kõik Türi inimesed leiavad siia tee. Ja loodetavasti need 30 inimest saavad hästi sulandatud ka meie organisatsiooni. Pingutame kõik selle nimel. Suur aitäh kõigile. Aitäh Rahandusministeeriumile, kes on aidanud finantsiliselt. Aitäh vallale, kes on aidanud logistiliselt ja aitäh SKAle, et see kõik on saanud juhtuda. Suur aitäh kõigile. Sõna saab riigihalduse minister Jaak Aab. Head Sotsiaalkindlustusameti töötajad, teie ülemused, Kai Aiva, keda ma eraldi tahan siin tänada, vallajuhid. Täna on ikka keeriline päev, jah. Et Egon Veermäe juba meenutas, et see oli 2017 märtsis, kui see otsus tehti. Eks see protsess algas veidi varem ja kuidas siis öelda, et juba eelmine valitsus tegelikult vaatas otsa riigipalgaliste töökohtade paiknemisele, avastas, et ikka väga palju neid on Tallinnas. Ja kuidagi nagu siit piirkondadest hakkasid need töökohad vaikselt nagu koomale tõmbama kogu aeg. Ja oli ka paar reformi, mis kaasa ei aidanud, näiteks maavalitsuste kaotamine, kus siis kadus teatud hulk töökohti. Ja tegelikult oleks võinud ju pealt vaadata ja öelda, et mis see siis on, globaalne protsess ja inimesed kõik kolivadki linnadesse. Aga kindlasti meil oli mõte, et me peame sellele tendentsile ikkagi ka riigina vastu hakkama. Et inimesed peavad ka maal saama elada ja inimesed peavad saama ka maal töötada ja maapiirkonnas töötada ja ka seal peab riigipalgalisi töökohti olema. Ja siis võttis valitsus ette suhteliselt ambitsioonika plaani, et 2,5 aastaga 1000 töökohta ja tänu ka Sotsiaalkindlustusameti abile, kes andis vist küll peaaegu et kõige suurema panuse numbriliselt. Me jõudsimegi sinna, et 830 töökohta on nagu kindlalt välja viidud, mõned jupid veel sellest eelmisest protsessist käivad. Ja kindlasti sai alguse siis ka üks selline ka praegu jätkuv protsess, kus siis asutused ja ametid tegelikult värbavad üle Eesti. Ja ka siin oli Sotsiaalkindlustusamet üks selliseid, kuidas siis öelda, pioneere. Et kui Tallinnas vabanes töökoht, siis hakati värbama neid inimesi üle Eesti. Otsiti inimest, kes siis kõige paremini vastas sellele vastavale kvalifikatsioonile ja töökohale ja võeti ta tööle siis selles kohas, kus ta elas. Ma tean, et Pärnusse on inimesi tööle võetud ja see oli küll hulljulge plaan, et kui valitsuskabinetis sai arutatud, et kuhu siis ja mis asutused Tallinnast välja lähevad, siis minu endine hea kolleeg Kai Aiva ütles, et aga miks mitte, näiteks Türile. Ja siis eks ta siis arutas seda plaani Egoniga ja arutas siin vallajuhtidega ja näete, mis juhtus. Et kui hea tahtmine on, siis saab kõik ära teha ja ei olegi nii hullu. Tuli välja, et need inimesed leiti ka siit tööle, ikkagi siit piirkonnast. Et ei ole nii, et meil on ainult tarku inimesi Tallinnas. Et jõudu teile kõigile, käisin need ruumid läbi, nad on väga kuidagi soojad, sümpaatsed. Ja me loodame ikka, et ma ei tea, Sotsiaalkindlustusamet, kuhu teil järgmine kontor tuleb, aga et ka teised asutused, ametid pingutavad, et neid kontoreid tõesti Eestis, üle Eesti rohkem oleks. Ja et see riik siin kohal viidiks, see on tegelikult üks tähtis sõnum mitte tänapäeva, vaid ka tulevasse päeva. Et need noored, kes meil õpivad kuskil praegu gümnaasiumides,
ja kui nad planeerivad oma karjääri elu, siis nad saavad arvestada sellega, et nad ilmtingimata ei pea elama Tallinnas või ka Tartus. Nad võivad elada ka Türil, Paides ja saada teha seda riigipalgalist tööd. Minu poolt tervitused ka praeguselt sotsiaalminister Tanel Kiiket, kes täna kahjuks muude kohustuste tõttu siia ei saanud tulla, aga ta lubas, et ta kindlasti tuleb. Head pidupäeva kõigile. Aitäh! Sõna saab maaeluminister Mart Järvik. Tere ja jätkuvat kaunist suve ka Maaeluministeeriumi poolt. Vihm ei tee kellelegi halba, põllumehele ta on teatud perioodidel väga oodatud. Minu jaoks on täna väga oluline päev. Selle maja saatus on ka minu hinge peal olnud päris mitmeid aastaid. Mingitel aastatel, üle 10 aasta tagasi oli see ikka natuke rohkem juba, kui sai ise siin natukene koolipinki nühitud, keskkonnateadust uuritud, õpitud ja olin Linnade Liidus juhatuse liikmena sel ajal ametis, kui seda maja hakati sulgema Tartu Ülikooli poolt. Siis pidasime oma võitlust, et ehk jääb ikka maja alles, keskkonnateaduse õpetamine toimub edasi. Paraku jäime alla, maja jäi tühjaks. Siis tuli uus periood, oli selline toreda nimega sihtasutus Kesk-Eesti kompetentsi või kompetentsuskeskus. Olin paar aastat või rohkemgi. Täpselt ei mäleta selle nõukogu eesotsas ja proovisime aidata sellel sihtasutusel leida siin võimalikult palju tegevust, et maja oleks elus ja siin toimuksid üritused sees. Väärikate ülikool oli see põhimine asi, mida Kristina Kudinas eest vedas. See toimetab veel tänase päevani ja nüüd siis olen maja uuel avamisel või vähemalt ühe korruse uuel avamisel, mis teeb eriti rõõmu. See tähendab seda, et siin sellel korrusel on jätkuvalt elu sees ja maaeluministrina võin öelda ainult seda, et iga asutus, mis linnast maale läheb, on teretulnud. Maaelu on oluline ja et juhtimine pealinnast ka üle Eesti laiali hajutada on oluline teema. Kui Jaak Aab riigihaldusministrina veel selliseid ettevõtteid või riigi ettevõtete osi leiab, mida maale tuua, aitan sellele kindlasti igati kaasa. See, et Kaia Iva sellise toreda mõtte Jaagule tookord välja käis, on väga tänuväärt ja nüüd oleme kõik siis tunnistajaks, et varsti on lindi lõikamise hetk. Võtsin kaasa ka kotiga Maaeluministeeriumi nänni, öeldakse. Siin on nii lauale kui suu magusaks tegemiseks mõned asjad ja üks tore raamat ka, mille Maaeluministeerium on kokku pannud. Ma ei tea, kes on nüüd selle maja kohalik juht. Tahaks hirmsasti teda näha ja annaksin talle selle kotikese üle. Aitäh veel kord kõik.
Pilis Siimann. Lugupeetud ministrid, hea Sotsiaalkindlustusameti pere ja loomulikult kõik külalised. Loomulikult on Türi vallal väga hea meel ja eriti seetõttu, et me peame tõepoolest seda väga oluliseks, et Türi vallas, kus on hea elada, kus on head liikumisvõimalused loomulikult Tallinnasse ja mujalegi, me oleme alati mõelnud siinkandis oma mõttekaaslastega. Ehk õigemini juba aastast 2013 oli meil selline kindel mõte, et siinkandis Järvamaal ja miks mitte loomulikult Türil peaks olema ka neid riigipalgalisi töökohti. Just seepärast, et see maaelu peab olema mitmekesine. Maal peab olema võimalik tegeleda nii tavapärase põllupidamisega kui tänapäeval ka paljude teiste asjadega selleks, et elu oleks tore ja täisväärtuslik. Nii et mul on väga hea meel, et Kaia kunagine lubadus 2013, me oleme talle seda korduvalt meelde tuletanud, aga loomulikult nõudis mitte ainult siis väljamõtlemine ja lubamine, aga koostööd, head koostööd nõuab nii koha peal kui riigiametitega selliste ettevõtmiste elluviimine. Nii et meie poolt loomulikult ei ole olnud ainult sõnad, lubadused, vaid Türi vald on tõepoolest olnud valmis panustama ja panustanud sellesse, et siit kandi inimestel, Järvamaa inimestel oleks kodu lähedal tore tööl käia. Suur tänu, ehitaja oli väga tubli, aitäh, me saime oma ülesannetega ilusasti hakkama selleks, et Sotsiaalkindlustusameti pere saaks asuda kenasti plaanitud ajal tööle. Ja kui te tõepoolest maja pärast vaatate, siis ma loodan, et kõigil teil, kes te siin tööle asute, on siin tore ja hubane ja mõnus. Töötajatele kõigile Türi valla poolt me ei ole teid unustanud, ei unusta ka siis, kui te igapäevaselt juba tööd teete. Kõigil on seal laual Türi valla kruus ja ärge unustage, et Türi on kevade kodu, ka siis, kui vihma sajab ja sügisesed ilmad tulevad. Edu teile siin töötamiseks ja siin majas on veel korruseid. Ehk et härrad ministrid, ma juba kõigile natukene andsin väikse vihje, et siia mahuks neid riigitöökohti veelgi. Küllap me jätkame koostööd ja oleme valmis katust pakkuma ka teistele, aga hetkel Sotsiaalkindlustusametile sümboolselt üle annan Egonile seekord selle. Nii et aitäh kõigile ja jõudu meile tööl! Töötukassa nimel saab sõna Järvamaa Töötukassa osakonna juhataja Eha Tasang. Tervisi Töötukassast. Meil on nii-öelda pensioniametiga, nagu meie klientide hulgas ikka veel see nimetus vääramatu jõuga kehtib, aga siis Sotsiaalkindlustusametiga üks uks. Need, kes siin töötavad, võib-olla teavad, mis see tähendab, et meie klientide dokumendihalduses on hindamisel, kas on siis puudeprobleemid või vähenenud töövõime hindamine, me saame ühiselt ajada neid dokumendi asju. Ja tegelikult see on meid päris mitu asja veel. Selle ühe ukse poliitika suhtes nüüd astus Türile tulekuga ka natukene sammukese eemale, sest varem oli meil reaalselt üks uks. Astusime mõlemad asutused sisse Paides, Tallinna tänav 18. Aga koostöö jätkub ja kindlasti kohtume ka mujal kui Paides ja Türil, et meie kliendid on üle maakonna. Ja ma tahaksin ka natukene mett moka peale määrida ja kohalikule juhile üle anda, et saab oma töötajaid kostitada ja väikse kingitusega. Sõna saab endine sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Head sõbrad, kolleegid, endised ja praegused, nii need, kellega on mõned puudad soola koos söödud, kui ka kõik uuemad ja verivärsked. Hästi tore päev on täna, tõeliselt tore päev. Sest seda, et riigi töökohad võiks tulla Tallinnast ja Tartust kaugemale, on räägitud üsna kaua, selleks on tehtud ka tegusid. Ja see on ju oluline, et me mitte ei arvaks
et need riigitöökohad oleks Tallinnas, oleks Tartus, vaid me leiaksime kõik head inimesed ülesse. Kõik. Ka need, kes elavad kaugemal ja kes oma elukeskkonda, oma väga head elukeskkonda ei taha vahetada, on need teise vastu. Teisalt on see väga oluline ka nendele asutustele. Leides üles parimad inimesed, ongi ju võimalik parimat teenust pakkuda. Ja kindlasti on see oluline ka sellele paikkonnale. Valikuvõimalus, valikute paljusus, see on oluline ja samuti teenused inimestele. Ja kui me arutasime seda, et kuidas Sotsiaalkindlustusamet võiks siis seda head ülesannet täita võtta, siis mulle väga meeldis see Egoni lähenemine, et me ei tee midagi linnukese pärast, me ei tee midagi paberi peal, me teeme päriselt. Nii, et sellest oleks kasu ja et see oleks pigem ka teistele eeskujuks. Ma usun, et see on õnnestunud. Ma ei ole selles majas nüüd pärast seda käinud, kui me siit välja kolisime esimeselt korruselt lasteaia, mis ajutiselt siin oli ja mida ma väga lühikesel perioodil ka ise korraldasin. Küll oli hea, et me selle õigel ajal ära tegime. Nüüd sai uus asutus siia sisse tulla. Ja ma mäletan päris kenasti ka seda valitsuse kabineti istungilt, kus me arutasime ühe keskse päevakorrapunktina just nimelt seda, kuidas asutused Tallinnast välja liiguvad. Oli siis Jaak Aabil jälle tabel ees, ametnikud olid välja puurinud ja uurinud, kes, kus, kuhu palju, mitu 100 kohta, ühte kohta, mitu teise kohta. Ja miks me olime natukene Egoniga enne sõjaplaaniga pidanud, et kuidas siis jõukohast ülesannet võtta. Ja ütlesime, et jah, Sotsiaalkindlustusamet saab sellega hakkama, 30 kohta on võimalik välja viia. Ja siis peaminister ka seda siin kavalt natukene teades, et ma olen Järvamaalt pärit, siis vaatas mul otsa, ütles, et ahaa, ja kuhu see võiks siis tulla, et kuskil ilmselt Järvamaal, et Paidesse või just ei, miks Paidesse, Türile. Nii mürisevat naeru meie valitsuskabineti istungil pole ma enne ka pärast kuulnud. See oli selline väga hea tahtlik ja sõbralik naer. Aga me teame ju, et heas meeles, sõbralikus meeles ja naeruga tulevadki head otsused. Ja ma arvan, et see on hea otsus. Soovin teile kõikidele hästi toredat tööaega siin. Ma väga loodan, et Türi inimesed saavad hästi teenindatud ja mitte ainult Türi inimesed, sest me ju tegelikult teame, et pakute te siin koha pealt teenust ju ka kõikidele teistele omas töövaldkonnas. Türi on väga roheline linn, aga selleks, et teil ka seal seespool oleks rohelust, ma võtsin ühe tagasihoidliku aaskäohinga kaasa. See pott on seal kusagil laua peal, ma seda edasi-tagasi teisaldama ei hakka. Hoolitsege, kastke, andke talle vajalikul hulgal väetist, et nii nagu organisatsioon hästi ja kenasti kasvab ka rohelust teie ümber kasvast. Aitäh teile, palju jõudu, imeilus päev! Pidulike lavamistel toimub ka meil lindi lõikamise tseremoonia. Ja selleks palume linti läbi lõikama Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, Türi vallavanem Pipi-Liis Siimann, riigihalduse minister Jaak Aabi. Võiks öelda, et maja on avatud ja palume kõiki majja muusikalisele vahepalale ja seejärel ekskursioonile. Ja maja tutvustavad meile Karina Madis ja Seila Hõbe. Nad näitavad ka ennast kohe. Aga nüüd palume kõiki muusikat nautima juba tuppa soojamasse. Hästi armas on
ma ei ole nüüd ju ka käinud, kui see on kõik korras, ma olen siin käinud siis, kui siin on tolmu, pahtlitolmu lennenud ja neid värve ei ole olnud ja tõesti hästi armas. Me oleme oma igas uues büroos, meil on üks standardne kingitus ja mul on hea meel, et ma saan jälle ühe selle üle anda. Ehk siis kella. Et kell näitab justkui aega, aga meie kellas on veel see oluline aspekt ka, et ta kajastab meie väärtusi. Ehk siis me hoolime oma töötajatest, oma klientidest, teeme koostööd, oleme asjatundlikud ja uuendusmeelsed. Nii et ma Kajat ei näe, aga ma annaks kellelegi üle, kes meil võtaks vastu. Kliendi teenindaja, väga õige vaht. Leidsin ilus kohta ja on küll. Meile esines Z-bänd ja koosseisus siis Karen, Elise ja Robert Zinovjev. Ja neid juhendas Ants Soidekivi ja Helen Ott. Ja ühe aplausi paluks Ants Soidekivile veel, tema juhendas ka orkestrit Türi. Ja ühtlasi täname kõiki, kes tulid seda tähtsat päeva meiega jagama või aitasid tänast pidupäeva ette valmistada. Peale seda, kui ekskursioon on tehtud, oodatakse teid kõiki ka õues tordile.